Ops, töötab. Tere sõbrad! Üle 3000 inimese on andnud oma toetuse Sepa jalgpallikeskuse valmimisele. Täna me kahjuks tänuüritust ei saa Sepa staadionil veel korraldada, sest siin ei ole lihtsalt elektrit. Aga tuleme teeme teile siin väikse tuuri, et näidata, millised üritused siin tulevikus toimuma saavad. Lähme! Nii, Kaarel, kus me praegu oleme siis? Praegu oleme Sepa jalgpallikeskuse Kunstmuru väljaku uues keskringis, et täpselt selline vaade avaneb siis igas suunas siit, kui ma ei tea, näiteks Kristjan Tiirik järgmisel suvel esimese palli siin lahti mängib. Kui suur tribüün tuleb? Esialgu me planeerisime tribüüni võimalikult väiksena, aga kuna me oleme müünud nimelisi istmeid siin tribüünil ligi 300 juba, siis tahes tahtmata peame me vähemalt nii suure tribüüni tegema. Aga kui me algselt planeerisime nii-öelda sellist kergtribüüni siia teisaldatavat, siis täna oleme võtnud endale võib-olla jälle ühe hullumeelse idee käsile, et ehitada tribüünile ka katus peale, et meil headel toetajatel ja pealtvaatajatel oleks natukene mõnusam Eesti kliimas jalgpallimänge ja treeninguid vaadata. Nii, aga Sepa staadion on tegelikult ju sporditegemist olnud juba kümneid ja kümneid aastaid. Just nii, et kui võib-olla noorem generatsioon meil ei tea, et Sepa staadionit üldse oleks kasutatud, ütleme, jalgpallimänguses või spordi tegemiseks, siis võib-olla natuke vanem generatsioon mäletab seda kui Tartu Merkuuri kodustaadionit, aga kui minna veel ajaloos tagasi, siis selle staadioni tegelikult rajas Tartu katseremonditehas, mis siis asub seal samas ja 68. aastal tuli Tartu katseremonditehas jalgpallimeeskond Eesti jalgpallimeistrivõistlustel siis pronksmedalile, mis on kusjuures ka viimane medalikoht nii Tartu jalgpallile kui ka Kagu-Eesti jalgpallile üldse. Põhimõtteliselt kas uue Sepa jalgpallikeskusega siis medalikohad tulevad uuesti Tartusse? Töö selle nimel kindlasti läheb pihta, et see on, ma arvan, kõige vundamendiks ja kõige aluseks, et ühel päeval me oleksime jälle poodiumil. Nii, ja nagu öeldud sai, siis aprillikuus läheb siin kopp maasse ja 10. juuliks peaks siin staadion valmis olema. Et milline see avaüritus siin välja näeb? Avaüritusele siis oleme kutsunud kõiki meie häid toetajaid ja annetajaid, kus siis me tahame teha sellist suurt avafestivali ja jalgpallifestivali, et paneme üles ühe suure ekraani umbes siia, kus me hetkel oleme, kus siis sellelt samalt suurelt ekraanilt näitame jalgpalli EM finaalturniiri finaalmängu. Meil on kindlasti esinejad, meil on avakõned, meil on ilmselt palju nänni ja kõike muud, mis ühe suure festivaliga siis kaasas peaks käima. Ja lisaks sellele siis iga inimene saab üles otsida iseenda ruutmeetri, vaadata, kuidas on sealt vaade võib-olla ühe või teise värava poole ja samuti saate oma nimelistel istmetel istuda.